Tere! Räägime täna sellisest kvaliteedist nagu rahu sinu sees. See on praegusel hetkel, praeguses olukorras, kus tõepoolest ümber on nii palju ärevust ja teadmatust ja küsimärke, on äärmiselt oluline, et sina tunned endast kogu selle segaduse juures rahu. Võib-olla sulle tundub see kuidagi kunstlik, millest ma räägin, et kuidas on võimalik tunda rahu praeguses olukorras, kui ei tea täpselt, mis juhtub, et kas oleks vaja vaktsineerida või et kui ma olen vaktsineeritud, mis minust siis saab ja et kas on üldse võimalik tunda rahu. Ja enda koha pealt võin öelda, et selles osas olen mina algusest peale olnud rahulik, mis ei tähenda seda, et ma ei tea asjadest, et midagi levib maailmas ja et inimesed ei tea, mis teha ja on haigestunud, tean küll, aga see kuidagi ei kõiguta minu sisemist rahu. Ehk nagu meditatsioonimaailmas öeldakse, et sa oled meditatiivne ka turuplatsil. Et see on keeruline küll, et ma olen aastaid mediteerinud ja pean ütlema sulle kohe, et sellisel moel, nagu sa võid kujutleda ette, et ma iga päev mingit konkreetset tehnikat teen või meditatsiooni, et sellisel kujul see mediteerimine ei ole enam ammu mitte. Vaid näiteks, kui ma siin sinuga räägin, siis ma lihtsalt võin olla samamoodi meditatiivne, et mu pea ei mõtle välja seda, mida ma järgmisena ütlen ja et ma olen täiesti kontaktis sellega iseendaga, kui ma nagu räägin ja kõik need parameetrid ja need asjad on olemas, et see ei tähenda, et tuleb teha kindlasti iga päev mitmeid tunde mingeid tehnikaid. Loomulikult, kui sa alustad sel teel, siis on hea seda teha, aga sealt läheb areng edasi. Et ilmselt ei ole mul vaja põhjendada ära, et miks on hea olla rahulik, et ehkki ma tean, ühes koolis on garderoobikappidel peal sõnad rõõm, rahu, tasakaal, elevus, mis iganes, loovus ja mis välja on tulnud, et inimesed valivad siis nagu kappe, kui nad tulevad sinna koolitusse ja kõige vähem valitakse kappi tasakaal või rahu. Ei tea, miks see nii on. Võib-olla see on sellepärast, et inimesed arvavad, et rahu on üks väga igav asi. Aga tänapäeval, kui sa praegu oled selle sees, see olukorra sees, mis praegu on, siis võib-olla oled sa ümber mõelnud, et rahu ei ole üldse igav asi, vaid võiks olla üks suurepärane asi, mis su sees olemas on. Ja minu jaoks testid selle kohta, et kus sa oma arengus oled või selles mõttes arengus just, mis puudutab ikkagi tasakaalu poole liikumist, siis just sellised kriitilised situatsioonid ongi nende näitajateks, et kus sa siis oled omadega. Ma mäletan, ma kunagi oma meditatsiooni teel mingil perioodil esitasin muudkui küsimust, et kus ma oma arengus olen, no kus ma siis olen oma arengus. Ja ühel hommikul oli mul ootamatult vaja viia lapsed kooli ise autoga ja ma tõesti ruttasin, et nad jõuaksid õigeks ajaks. Ja juhtus nõndamoodi, et mina, kes ma muidu olen väga korralik liikluses, sõitsin kiirelt 2 punase tule läbi, sest et ma nägin, et olukord seda lubas ja ohtu seal ei olnud ja kui ma olin teise punase tule alt läbi sõitnud, siis minu taga tuli sireen vuu, 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 vuu ja tuli mul sõita lähimasse majaparklasse ja lapsed läksid bussiga edasi. Olid pisut pabinased, mis minust nüüd saab, aga minu sees oli täiesti rahulik olla. Ja kui siis tuli politseinik ja ma kerisin akna poolenisti alla, küsis mult lubasid, siis ma pidin talle ka seda ütlema, või dokumente, et mul ei ole ühtegi dokumenti kaasas, sest ma tõesti tormasin hommikul sealt kodust. Ja siis paluti mul tulla kõrvale nende politseibussi ja teate, mis oli mu esimene mõte, kui ma sinna bussi sisenesin? Issand, kui soe siin on. Just täpselt niimoodi. Et oli novembrikuu. Ja seal ma siis istusin ja kuulasin nende juttu ja meel oli täiesti vait ja rahulik
mingid mõtteid ei tekkinud. Emad seal omaette arutasid ja siis anti mulle üks leht üle lugeda, et lugege seda lehte. Ja siis ma pidin ütlema neile, et ma ei näe lugeda, mul ei ole prille. Siis ta vaatas mulle tõesti suurte silmadega otsa, et my god, et veel pime ka, et sõidab siin tee peal, aga ma ikka lohutasin teda ja rahustasin, et ma kaugele nägemise prille ei vaja ja mul ei ole lugemiseks neid praegu. Ja siis loeti mulle seal ette kõik, mis vaja oli lugeda ja siis omavahel arutasid, et peaks algama maha selle, et ma ilma dokumentideta oli muidu see trahv läheb nagu liiga suureks. Ja mina ikka täiesti südamerahuga seal. Ja siis küsiti minu käest, et kas sa tahad saada seda arvet või midagi taolist siis praegu või siis hiljem politseijaoskond väljastab sulle. Ma küsisin siis, et mis seal vahet on. Nad ütlesid, et nad ei saa seda mulle öelda. Ma ütlesin, et olgu, et las siis politseijaoskond väljastab mulle mõne aja pärast, et mul praegu nagunii raha ei ole. Ma kuulsin, kui mulle öeldi, et siis on see kallim. Ma ütlesin, oi, väljastage kohe praegu. Ja siis läks natuke aega mööda ja nad ütlesid mulle, et ma pean maksma trahvi 30 €. Nii uskumatu. Ja ka minu meel oli siin ikkagi rahulik ja siis ma tundsin järsku, ma olin nagu nii rõõmus, mitte isegi selle üle, et ma olen nii vähe trahvi sain, vaid see oli nagu uskumatult rahulik lugu mu jaoks. Tänasin neid ja läksin bussist välja minema, siis nad ütlesid ka veel, et sõitke nüüd korralikumalt, et järgmised ei ole enam nii leebed. Aga kui ma koju jõudsin, siis mul oli nagu nii suur tänutunne minu sees, et mul oli nagu selline tunne, et see hoidis ära millegi suurema ja ma olin nii tänulik neile. Ja siis ma sain teada küll, et kus ma oma arengus olen, sest et muidu enne seda mediteerima hakkamist ma oleks mõelnud 100 põhjust välja ja vabandust ja küsimust ja palumist aga nüüd mul oli lihtsalt sihuke hea soe tunne, kui ma seal bussis olin ja pärast suur tänutunne. Nii et sellised niinimetatud kriitilisemad momendid näitavad meile, kus me oleme oma teel. Et ega ju Budat ei erista meie ei eristu Budast mitte milleski muu osas kui selles, et kuhu on meie ankur heidetud. Ehk Budal on ankur heidetud enda keskmesse, ta ongi rahul, ta on rahulik, nii nagu kettkarusseli post, et karussel keerleb ümber tema, aga post on kogu aeg paigal. Aga meie ankrud pulbivad merepinnal, kus see suur vahutamine ja lainetamine toimub, et me ei ole kindlad iseenda sees. Ja see on nii destruktiivne meile endile, see teeb meile nii haiget, see paneb meid paanitsema ja hirmu tundma ja teeb meid otsustusvõimetuks. Muide, hirm ja otsustamine on omavahel väga seotud, et sellest kunagi edaspidi räägin. Ja oma koolitustel ma puudutan alati ka seda teemat. Aga me hulbime seal pinna peal ja kõik toimubki pinna peal ja me oleme praegu ka ühes pöörises, mis on väga suur pööris. Lausa keeristorm, et jääda nüüd nagu tasakaalu ja rahulikuks selles see on nagu suur õnnistus. Ja muide, väga paljud räägivad kogu aeg mõtetest, et muuda oma mõtteid ja positiivne mõtlemine, see on samamoodi seal pinna peal hulpimine, et ega see sinu olemusega mitte midagi ei tee. Sa ainult niinimetatud müüd endale midagi maha või räägid ennast ära, et seisad peeglis, ütled, ma olen ilus, ma olen ilus, ma olen ilus, ma olen ilus, nagu papagoi. Et see ei tee tegelikult sinu sellise sügavalt sinuga mitte midagi. Kui tuleb see olukord läheb keerulisemaks, siis sa oled jälle täis hirmu ja paanikat ja otsustusvõimetust ja see ma olen ilus, ma olen ilus, ma olen ilus ei aita kuidagimoodi sind. Et tegelikult kõige sellisem paradoksaalsem on, et see kõik on sinu sees olemas, see rahuvõimalus, see tasakaalu võimalus ja ka see teadmise võimalus, et sa tead elus asjadele vastuseid, sul pole vaja ühtegi küsimust küsida, sest see vastus on sinu sees olemas. Teate, kui paljud inimesed kasutavad ära täna seda, et
et inimesed arvavad, et keegi teine teab paremini kui nemad. Ja siis nad sõltuvadki kellestki teisest, kes siis ütleb neile, mida sel päeval teha või mida teisel teha või mida selle eluprobleemiga teha ja mida teisega. Sul ei ole vaja üldse seda, et sa annad ära nagu oma väe välja ja sa arvad, et väljaspool on see kõik. Tegelikult see on sinu enda sees, aga sellest me räägime ka järgmine kord. Nii et täna ma tahan öelda seda, et need suured kriitilised olukorrad tulevad meid testima ja tulevad meile ütlema, et mida oleks, et sul oleks vaja midagi muud teha, kulla inimene, et sul need testid edukalt läheksid. Et selle kõige nimi on hirm, nagu te isegi teate. Ja hirm, tegelikult üks hirmu aspekte on see, et ta näitab sulle täpselt ära, mida sa peaks tegema. Kui sa tunned selle suhtes hirmu, siis tuleb sul teha vastupidist või seda, mis sind hirmutab. Ehk teisisõnu, olla nii julge praegu, et nagu lasta sel olukorral väljaspool olla, nagu ta on ja minna oma sisse vaatama, et mis on vastus seal, sinu vastus ja kus on sinu kindlus. Ma soovitan väga selliseks sisseminekuks ja sellise kindluseni jõudmiseks valgustunud meistrite tehnikaid ja meditatsioone, sest et teate, mu juurde on tulnud mitmeid inimesi, kes ütlevad, ma olen nii kõrini neist tehnikatest ja meditatsioonidest, et ma olen teinud aasta otsa seda ja teise aasta seda ja siis veel seda ja kogu aeg ma teen, aga midagi nagu ei ole sellest tolku. Ja noh, see on ka iseenda otsust, et mida sa teed siis. Miks mina teen valgustunud meistrite asju ainult? On lihtne põhjus, sest kui keegi on valgustunud, siis ta on ühenduses universaalsega ja ta teab, mida maailmale kinkida. Buda tõi maailmale ühe ainsa meditatsiooni, vipassana meditatsiooni. Ta ei toonud iga päev uut meditatsiooni. Ta ei toonud ka meestele eraldi meditatsiooni ja naistele eraldi meditatsiooni ja külluse loomiseks eraldi meditatsiooni ja seksuaalsuse kasvatamiseks eraldi meditatsiooni ja naiselikkuse arendamiseks jälle. Ta ei toonud sellised, sest see ei ole olemas sellist asja. Meditatsioon on seisund. See on üks ainuke seisund. See ei ole nagu killustatust, et teate, hirmu tegelikult tekitab ainult killustumine, eraldumine. See, et inimene ei tunne ennast olema üks kogu selle universaalsega. Ja siis samamoodi, et ma killustun kõik selle meditatsiooni teen katki, et kui sa tahad olla tervik, kui sa tahad tunda ennast tervikuna, kindlana, siis sa ei saa abi väikestest killukestest ja osadest. Sul ei ole vaja seda tükeldatust, et killustamine ja eraldamine ja eraldumine on need, mis loovad hirmu. Et kus ma seda tean, et mul on pikk psühholoogi, psühhoterapeudi tee, et ma olen siis 23-aastane, kui ma lõpetasin Tartu Ülikooli statsionaarse psühholoogia eriala ja olen nõustanud inimesi kümneid aastaid ja nüüd ma olen meditatsiooni valdkonnas olnud ka juba alates 2006. aastast, nii et üht-teist kogemusi mul on ja ma julgen neid asju välja öelda, mis täna kuulsid, et soovin sulle, et sa leiaksid tõepoolest üles ikkagi kogu selle, mis tõepoolest sind ka selle rahuni ja kindluseni viib. Et ei maksa raisata oma aega, ega meil seda aega ka nii palju ei ole, kui me aeg-ajalt kipume arvama. Me kunagi ei tea, kuna see aeg lõpeb, et see on ka, et tee täna võimalikult palju seda, mis sinu eluks tõeliselt vajalik